Läheme siis edasi, jätkus pooleli jäime. Kus me seisku jäime? Et sakslased tuleb koju tagasi saata vangilaagrist. Sinna jäime seisku. Ja see tähendab, et läheme aastasse 49 ja 49 lõppu. No võtame natuke sealt eespoole ka, et tegelikult nüüd see vangilaagrite range režiim hakkas vaikselt ja vaikselt nagu leevenema. Sest kui esimestel aastatel käisid vangid tööl saatjatega, nagu ikka püsimehed kaasas ja see on kõik pärast olemas, siis mida rohkem edasi, seda enam hakkas nagu see süsteem muutuma selliseks vabakäiguvangi taoliseks. Ja esimesena ma kohtasin nagu seda, muidu kuulen, vangilaager kõik väga karm, aga kui kunagi ammu sai Kohtla-Nõmmel Kohtla ajaring käima pandud, mille rida eri teemasid ja Kohtla-Nõmmel oli ka üks vangilaager, kes kohtakaevanduses töötas. Ja siis tekkis terve ala teema, mis oli seotud kohalike elanike ja vangide suhetega. Ja see ongi võimalik alles siis, kui on juba see olukord läinud selliseks vabakäigu vangi taoliseks. Et kuna söögiportsioonid olid väga väiksed, see on nagu punastest nagu sellistest dokumentidest teada, et kui sa täitsid normi, aga normid olid väga suured, siis sa omasid õiguse saada 1 korra päevas sooja toitu. Kui sa täitsid 80%, siis sa sooja süüa üldse ei saanud, siis sa said 100 grammi leiba ja kas seal oligi seal 10 grammi siis mingit sellist rasva oli sellist ja natuke suhkrut oli vist 5 grammi. See oli siis, kui sa 8% täidad. Kirjas ei olnud, mis siis saab, kui sa alla 80% täidad. Kas siis üldse süüa ei saa. Aga söök oli napp. Ja põhiliselt Kohtla-Nõmmel selgus, siis oli veel 90 algus ja oli rahvast palju veel vanemat rahvast elus, et kes ise mäletasid neid suhteid, et kes oli vangides sepp, see tegi mingi sepise, kes oli kunstnik, tegi seina peale pildi ja siis läks leiba ja toitu ja paremaid pildid ja läks vastu. Ja see oli niivõrd massiline, et me tookord Kohtla-Nõmmel tegime ühe taolise ürituse puhul terve näituse, kus siis sai suur saal Kohtla-Nõmme klubis pandud täis vangidelt saadud asju. Seal olid need sepised, pildid, igasugust asju oli seal. Ma ei tea, mis on nüüd neist saanud, aga tegelikult pea igast alus. Ja nüüd on mul praegu tekkis huvitav küsimus, aga see oli kõik nii ka siin Kahulas oleme. Ka siin tõenäoliselt oli kohalike elanike ja vangide vahel selliseid suhted, et teed mulle midagi, sõltub mis meister sa oled ja saad leivapätsi või millegi vastu. Vähemalt Kohtla-Nõmmel oli see väga massiline. Ma lisaksin vabandust vahel juurde, et sõja ajal oli Kahula külas strateegilise tähtsusega, ma ei mäleta küll enam, mitmenda Saksa grenaderdiviisi staap oli lausa. Ja ka meie kodud, minu punalises kodutõlus elasid tankistid ja nendest jäi maha igasugu kraami, et see seotud sellega, et tehti ka igasugu asju, nagu mu kadunud isa on rääkinud ja vahetati, müüdi ja nii edasi. Aga ka vangid, et neid jõudis taruda, siis tähendab, et see viimase paari aasta nagu see vanglarežiim oli suhteliselt leev ja suhtlemist kohalik enanika oli päris palju ja ma arvan, et see oli üleüldine. Ja kui nüüd sõlmiti Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel vangide tagasiandmise leping, siis 49 lõpus siis enamik vange läks tagasi ja kui ma uurisin Jõhvi Aiandi ajalugu, mis nagu mäletate oli siis selline majanduslaager, siis seal siis mälestused rääkisid, et siis õhtul hilja siis liikusid jala siis ediselt Saksa vangid Jõhvi raudteejaama poole, sest rongiga neid viidi ära, kes tõmbas akordionit, lõbus seltskond, muusika käis ja umbes nii oli siis vangide ära minek, aga mitte kõik ei läinud, et 40-50 oli siis aasta, millega nagu enam-vähem ütleme suveks läks nagu pilt puhtaks, aga massiliselt mindi ära 49 lõpus. See tähendab, et kõik see, mis ma rääkisin enne, et see maailm siis 50 aastaks nagu lõpeb ära. Ja nüüd vaatame, et mis sealt nagu siis valmis sai. Et tegelikult nüüd suur osa nagu sellest massiivsest ehitustööst, elamureoonid valdavalt ja
tehased üles ja uute kaevanduste ehitamine ja terve rida neist oli käiku läinud ja osa olid veel pooleli, et see sai nende vangide toel ära tehtud. Ja ütleme, kui ulmelised plaanid olid, et 11 uut kaevandust planeeriti. No 6 lõpuks sai realiseeritud, aga osa isegi ei proovitud, osutuski utoopiliseks ja osa nagu natuke hakati tegema. Et Edise puhul näiteks on seal taga Sooveerel, seal kunagise raudtee lähedal on need süvendid veel alles, et Edise kaevandus, Jõhvi on number 2, eks ju, kõik teavad, Jõhvi kaevandus number 2. Number 1, kus oli Edise. Edise oli number 1, mis ei saanudki valmis. Kuna see ala, mis lõigati ka, see oli liiga väike, ta liideti siis Jõhvi. Need numbrid on uute kaevanduste numbrid. Need, mis planeeriti, vanad olid nimedega ja nüüd need, mis siis Leningradis suurte julgeolekujuhtide poolt planeeriti, 11 uut kaevandust, need see numbrid siis 1–11 ja neist 6 pärast realiseerus. Aga numbrid jäid nii nagu siis algse plaani järgi oli, mis ei saanud valmis, noh see Edis ei saanud. Kus see Edise pidi olema? Lähed sinna mere poole, vaata kus see raudtee koht on, seal on neid süvend natuke veel näha, seal ikka hakati juba tegema ja siis lõpetati ära. Edise kaevand. Täpselt, jah. Edise kaevand. Seda prooviti, alustati, aga ei lõpetatud. Süvenduskoht on. Mis aasta võib uuesti? 45. 45 planeeriti kõik, aga lõpetati kuskil 46, seal ainult tehti sellised proovisurfid ja kaugele jõudnud. Kävast lõuna poole oli seal kavandati veel ühte, aga seda ei hakatud tegema ja nii edasi, aga no see ei ole praegu tähtis. Ja nüüd vaatame, et kuidas see süsteem nagu toimis. Et kuna me ühtlasi on ka 5 aastak ja 5 aastak on ju selline majandusüksus, kus on siis tulud, kulud ja nii edasi, siis me kõik teame, kuidas siis nagu öeldakse, et ka mul on, kui Vene armees olin, Punaarmees, siis öösel valves ühe majoriga ja ka oli lõpus olemine ja siis, et kuidas tõid hariduse, kultuuri investeeringud ehitasime üles ja ei anna ära vaielda. Aga päriselt nüüd kultuuri ei toonud, kirjaoskust ei toonud, noh oli see, et ka kirjutama õpetasid emad meeldiks, nii ta väitis ja ma olen muid ka kuulnud, aga tegelikult kogu selle 5 aastaku, 46-50, kogu Eesti investeeringutest ligi pool pandi maha Kirde-Eestis. See on liiga suur summa. Nüüd, et kas see oli ka majanduslikult mõttekas? Palgakuludest 2/3 tuli nii-öelda väljaspoolt peale maksta, ehk nagu oma toodangust tuli tagasi. No kujutage ette firmat, kus siis, mis on 2/3 miinuses. See tähendab, et kõik see puuduolev tuli ka siis ülejäänud Nõukogude Liidust katta. Nüüd selleks, et ehitada üles kogu seda kompleksi, millile meeletu kogus ehitusmaterjali. Unda on üks esimene asi, mis tööle pandi semendifabrika, aga kõige sellest ei piisanud. Enamik ehitusmaterjali toodi ka ida poolt sisse. Et tegelikult oligi nii, et see regioon ehitati üles ülejäänud Nõukogude Liidu rahadega ja ressurssidega ja lihtsalt küsimus sellest, kas seal oli mõtet ja mille jaoks. Selleks, et Leningrad saaks kaasa, see põhieesmärk. Et seda ei saa eitada, et tegelikult finantseeriti seda kõike Narva jõe taga. Ja päriselt nii oligi. See kõik oli ebamajanduslik, absoluutselt ebamajanduslik. Et kui läheb jälle kuskil pitsi juures vaidlemiseks, siis seda ei saa eitada. Aga saab vastu küsida, et aga mis mõte sellel oli? Kas Eesti ülesanne on Leningradi siis gaasiga kütta? Ja selleks muuta kogu see struktuur siin pea poole pöörata. Aga läheme nüüd siis järgmise 5 aastaku juurde. Nüüd on vangid läinud. Hakkas järjest tulema uusi elanikke juurde. Mis sest, et valdavalt ikkagi ülejäänud, aga tingimusi oli vaja luua. Ja lõpuks jõuti ka siis põllumajanduse juurde. Kui 45, 6, 7 sisuliselt puuduvad partei dokumentides siin kandis nagu sellised, ei ole tähelepanu üldse põllumajandus. Ülejäänud Eestis on hästi palju sellist sõnavara nagu siis agropropaganda, agrozoopropaganda. Tundub veider praegu, eks ju.
aga nüüd see 2 korral maha põlenud ilus maja seal keset Jõhvi linna on agrozoo propagandamaja. Ja neid ehitati üle Eesti. Täpselt nii. Kohtumaja, jah, täpselt. Ja, täpselt nii. Kohe jõuan selle juurde ka. Ei, pärast oli. Pärast oli, jah. Täpselt nii, ma kohe tulen selle juurde. Aga see esimesel 5 aastakul siin regioonis nagu põllumajanduse peal nagu tähelepanu üldse ei läinud. Minu hea kursusõde Elvin Assar kohas Setu tegi oma kursutöö tegi just agropropagandast ja sinna juurde käisid igasugused põllumajandusnäitused, tehnikanäitused, MTJ-id, et tema nüüd lõputööst tuleb välja, et esimesed, mis siin kandis hakkasid toimuma Jõhvi piirkonnas vaid 49, ütleme selle piirkonna lõpuks hakkab lisaks sellele, et ehitada siis kogu see kompleks ülesse, hakkas jõudma ka, et probleem oli selles, et toitu ei jätkunud. Ja kogu see kolhooside loomise asi ja selleks algub ka väga, väga õnnetult. Nii et selleks, et need samad kaevurid ja kõik saaks süüa, esialgu toodi kõik väljast. Et ka ise luua see võimekus, siis oli vaja lõpuks ka siin midagi paika panna. Ja koos sellega hakkasid ka alles päevakorrale tulema sellised ilusamad hooned. Kui 48 see suur aruanne, millest ma rääkisin, nagu viitas, et ei ole, et üks kohvik kogu Kohtla-Järve piirkonna peale nii edasi ja seal käib ka ainult siis tappa andmine ja nii edasi, eks ju. Et ei ole apteek, ei ole mitte midagi, ei ole haiglaid piisavalt, mitte midagi ei ole, kanalisatsioon ei ole, see on nagu, nii oligi, eks. Siis uue 5 aastaku ülesanne oli, et kõigega edasi minna. Need kaevandused ja kõik neid oli vaja veel juurde ehitada ja lõpetada aga et hakkaks sarnanema olukord juba enam-vähem tavapärasega. Mitte tavapärasega ülejäänud Eesti mõttes, vaid umbes nii, nagu oli standard sellistes Nõukogude Liidu ülejäänud tööstuslinnades. See tähendab, et samade projektidega, need on tüüpprojektid, kui enne tehti tüüpprojekti järgi elamuid, et kõige lihtsam tüüpprojekt oli nüüd selline 1–1,5 korruseline, mis on nüüd siis Jõhvis sinna Rakvere poole sõita. Ühel pool on paremini säilinud. Et nende algprojekt on natuke ilusam, et siis nurgad on praegu täis ehitatud, aga seal oli selline sammas, uks oli sealt nurgast, lähed sisse, siis on katus on pea peal, eks see peab vihma käes ootama ukse all. Raudso Matil, kui ma pole 15 aastat käinud tema juures, et temal on sinna nurk on täis ehitatud, oli ateljee tehtud sinna, ma ei tea, mis tal praegu on seal. Aga nad ei näe enam nii, nad nägid omal nägusamad välja. Teine projekt on siis selline, nagu näiteks Kukrusel on näha seal tee ääres, siis Kohtla-Järve jaama juures. Selline, mis ei ole pikk, aga kahekorruseline selline. Ja esimene periood ja siis kolmas, kõige lihtsam olid barakitaolised. Et kõige esimene etapp oli barakitaolisi, neid ei ole väga palju säilinud. Kohtanõmmel, kui sa lähed Kohtanõmmel, siis bussipeatusest kaevanduse poole paremat kätt oli neid päris mitu tükki veel alles. Ma ei tea, kas praegu on. Jah, aga neid on suhteliselt vähe jäänud. Ja siis alles 40. lõpus tuleb nüüd see etapp, et hakati järjest kõrgemaid ja suuremaid ja nägusamaid ehitama. Ja siis jõudis aeg kätte kultuurimaade, adminhoonete ja nende järgi, et kui me vaatame neid ehitusaegu, kas või Jõhvis, 45, 54, 55, vaatad Kohtla-Järvet, samad vaatad mujal, enam-vähem 50 aastat esimene pool on, kus need massiliselt hakati tegema. Et tuleme siis selle agrosoo propaganda juurde, et kui see läks ülejäänud Eestis massiliselt käima, siis seal oli nagu selline asi välja mõeldud, et oleksid sellised põllumajandusnäitused ja siis kuhu kutsutakse kokku, kus siis räägitakse sellist ilusat juttu, kui hea on kohoosis ja nii edasi, aga selleks oli vaja maju, keskusi. Selgus, et siin on ka suuri ruume ja saalruume vaja ja siis võeti vastu programm, et igasse maakonda või rajooni peab saama üks selline suurem maja, kus tehakse seda agrosoo propagandat. Need oli selline 2-3 baasprojekti, mille põhjal hakati neid tegema ja nii sai Jõhvi endale selle maja. Aga need kõik sündisid Stalini ajal, siis kui oli see propaganda tippajastu. Nende ehitamine käis juba siis päris Stalini surma-aastal pärast seda ja Hruštšovi alguses võeti see programm maha. Nii et Jõhvis oli ka see maja saanud valmis, 1 aasta toimis
ja kuna programm võeti maha, siis muudeti nad kultuurimaadeks. Sellepärast enamik rahvast teabki, et nad on kultuurimaad, aga no ehitati ka sarnase funktsiooniga. Aga samal ajal hakkasid tulema siis haldushooned ja kõik muud, kõik need ilusad ka päris kultuurimaad, et see teine 5 aastak on nende esindushoonete aeg ja suuremate, uhkemate elamute aeg. Et see, mida me nagu räägime sellisest ilusast stalinlikust klassitsismist, neoklassitsism, et see tegelikult on nüüd see teine 5 aastak. Esimene on kiirtöö, madalad, et mis saab kiiresti valmis ja inimesed sisse ja kuna hästi palju oli ka sellist voolavat ja poolkriminaalset elanud, neil polnudki rohkem vaja. Aga nüüd jõudis juba kvaliteetsema tööliskonna juurde, neil oli vaja paremaid elamuid. Ja võtame kõrvale Sillamäe, et kui need projektid, millest ma praegu rääkisin, et need sündisid siis ütleme Jõhvi, Kohtla-Järve, Ahtme, 2 Leningradi sellises ehitusprojekteerimiskombinaats, 2 erinevas. Kohtla-Järve, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Kukruse on üks piirkond, üks Leningradi siis selline projekteerimisinstituut. Jõhvi, Ahtme, Sompa on teine. Et tüüpprojektid on küll sarnased, aga mitte identsed. Et üks instituut valis ühed tüüpprojektid, teine valis teised. Ja nad üle Venemaa olid sarnased, aga mitte identsed. Sellepärast neid identseid leiad siis Kohtla-Nõmmel ja Kohtla-Järvel ja siis Jõhvi ümbrus on nagu teine, aga Sillamäel on nüüd omaette. Sillamäel oli selline 3. ehitus- ja projekteerimisinstituut, mis oli selline poolsõjaväeline. Et kuigi üldilme on jälle sarnane, aga ikkagi teine ja kuna Sillamäe oli ikkagi erikoht, siis sinna pandi raha rohkem ja 40 aastate lõpul, kuna oli ikkagi stalinistlik võistlus kõik, siis Sillamäe tunnistati nagu kõige paremini projekteeritud ja ehitatud siis selliseks linnaliseks asulaks. Ta oli ka väärt, tunnistame, et kõige rohkem raha oli pandud ja kõige esindusmõõgad projektid. Aga see oli jälle nüüd eraldi projekteerimiskombinaat. Ja tuleme nüüd juurde ka siis, lähme halduskorraga edasi. 45 tulid külanõukogud, jäid nagu paberile. 49 tuleb üks selline vaheotsus, et vallad veel eksisteerisid, Jõhvi vald eksisteeris, mille koosseisus oli, mis? Toila. Ja 49 moodustati lõpuks ka see kaua oodatud ja vahel ka paar korda eksisteerinud Alutaguse maakond uuesti. Eesti Vabariigi esimene haldusotsus oli Alutaguse maakonna moodustamine, siis läksid Jõhvi ja Narva kaklema ja aasta aega see eksisteeris, aga see kaklus ei lõppenud ja siis sai Tallinna Siiber, see likvideeriti. 38 hakkas nagu teine Alutaguse maakonna moodustame. 49 see moodustati ära, aga Jõhvi maakonna nime all. Tegelikult paralleelselt käis nagu teine protsess, et ühtlustada haldussüsteem nagu tervikuna Nõukogude Liidu omaga. Aga Nõukogude Liidus ju ei ole ei valdasid ega maakondi. See tähendab, et aasta aega sai Jõhvi maakond eksisteerida ja 50. aastal jõudis lõpule siis see ettevalmistustöö, et minna terviklikuna üle siis rajoonideks. Ja see on nüüd juba hoopis teistsugune süsteem. Ja see rajoon, mis välja mõeldi, oli märksa väiksem kui varasem maakond. Mis tähendab, et tekkis 50. aastal Jõhvi rajoon, aga sellest jäi välja siis Lüganuse kihelkond, kuhu tekkis Kiviõli rajoon. Siis lõigati välja Sinimäe, mis allutati Narva linnale. Nii et Jõhvi rajoon oli sisuliselt Jõhvi kihelkond ja siis võtame võrdlused kihelkonnad, eks ju, ja Iisaku kihelkond. Vaivara läks Narva linnapiirkonnaks ja Kiviõli siis moodustas nagu eraldi, Lüganuse kihelkond eraldi rajooni. Ja need olid nagu tookordsed sellised planeerimis ka piirkonnad, sest Narva oli omaette planeerimist, ta nagu ei olnud põlevkivi tootmisega seotud. Põlevkivi piirkond läks Jõhvi rajooni ja siis teine, kuna Kiviõli nagu oli kogu aeg suhteliselt omaette olnud ka tööstuslikult, siis see moodustas omaette piirkonna. Õige pea selgus, et rajoonid kipuvad jääma natuke väikseks. Ja siis hakkasid tulema plaanid, et rajoone vaja suuremaks teha ja siis üks vaheotsus oli, et kõigepealt likvideeriti mitu sellist pisirajooni, mis on maal Eestis tekkinud ja siis lõpuks 54 likvideeriti mitte kaua eksisteerinud Kiviõli rajoon ja liideti Jõhvi rajooniga. Paralleelselt käis siis Kohtla-Järve arendamine.
Kohtla-Järve sai vabariiklikuks linnaks ja talle otse allutati Kohtla alev ja Kukruse alev. Vabariikliku linna staatus oli sama, mis maakonnal. Siin nooremad ei mäleta enam, et vanemad teavad, mismoodi, et maakonnal on all vallad, eks ju, või külanõukogud, reoonid külanõukogude all. Vabariiklikul linnal oli samasugune allstruktuur. Alevitest võis olla. Nii et kui Kohtla-Järve sai vabariiklikuks linnaks, 47 juba sai, siis sellega tekkis õigus, et tema alla võivad kuuluda siis, nii nagu reoonil siis külanõukogud või vallad võivad kuuluda alevid. Siis sinna liideti Kohtla ja Kukruse Kohtla-Järve alla. Need olid esimesed siis sellised allstruktuurid Kohtla-Järve linnal. Aga nüüd, kuna kogu aeg mõeldi edasi nagu ökonoomia poole pealt, kui võtta partei dokumendid, siis kogu aeg on juttu, et on halduskulude ülekulu. Kõlab väga kaasaegselt, jah. Ma tahan küsitada, aga mis seal see oblast oli? Vahepeal oli oblast ka. Jõuame sinna ka kohe. See. No võtame selle kõike ka ära, et Stalin sureb 53. Mida Stalini surma poole, seda jaguramaks kippusid otsused minema. Ja 52 moodustati oblastid. Et kui ma enne rääkisin, et mindi nagu Venemaaga ühtlustamise teed, rajoon on suhteliselt nagu loogiline. Et kui me võtame ta maakonna vastena, siis et mängitame ta parajasti suurused on enam-vähem loogiline süsteem. Aga Eesti on nii väike, et Eesti on ka tervikuna väiksem kui suur osa Venemaa oblastid. Aga selleks, et ühitamine oleks nagu ideaalne, et Eesti oleks nagu päriselt Nõukogude Liit, siis Stalin on lõpuni jõudnud arusaamise, et kui oblastit ei ole, et ikka päris Nõukogude Liit ka ei oleks. Ja ei mõeldud, et Eestist saaks üksinda saaks oblasti, eks ju. Ma mäletan need oblastid. Ja 52 tehti siis oblastid ja sel hetkel, ja Põhja-Eesti moodustas ühe oblasti ja sel hetkel, kui Stalin suri, Beria kohe kaotas nad. Beriast ei maksa halvasti rääkida. Kes lõi nagu selle, selge, et julgeoleku ülem on karm poiss. Kõik see on õige. Aga selle kogu müüdi Beriast, mis on õpikutes igal pool, selle lõi Hruštšov, Beria kukutaja ja hukkaja. Et tegelikult esimesed otsused, mis Beria tegi, oli siis vabariikide siis õiguste tõstmine. Kui Stalini ajal oli see poliitika, et asendada kõik kohalikud võimumehed Nõukogude Liidust tulnutega. Kui muud ei ole, siis vähemalt Venemaa eestlane. Kui ei ole venelast võtta, siis on Venemaa eestlane, eks ju. Aga kõik tuli asendada. Siis Beria, see halb ja kuri Beria võttis põhimõtteliselt otsuse, et kuna tema oli julgeoleku juht, siis ka teadis seda olukorda ja rahulolematust natuke rohkem. Ilmselt kui mõned sellised entusiastlikud parteibossid. Ja tema üks esimesi otsuseid oli muuta täielikult poliitikat ja hakata siis kohtadele panema siis põhirahvusest ideoloogilisi ja parteijuhte ja piirkondade juhte rahvusvabariikides. Täiesti teistsugune suund kui Stalini lõpul. Absoluutselt teistsugune. Beria oli see, kes algatas Korea sõja lõpetamise. Beria suhtumine siis idabloki riikidesse ja Saksamaasse mudelid olid hoopis teistsugused. Ei maksa idealiseerida, et ta oli väga verine poiss ja karm poiss, aga Beriaga võib-olla oleks see vabariikide osa olnud natuke teistsugune. Et ei hakka nagu hüpoteetilisi haalusi tegema, aga see, mis ta jõudis, oli väga hämmastav. Ütleme ka kõik mälestused, mis on nüüd parteitegelinskite mälestused, ka Eesti omad ja Läti omad ja et need otsused, mis tulid Berialt kohe pärast Stalini surma, oli täpselt vastupidised selle Stalini surma eelsel, kui mindi ikka väga-väga jaburaks kätte. See oblast on hea näide, aga ka see võimude vahetamine, see, kuidas siis kirjanikud, kunstnikud, kõik kes pandi kinni või pandi suud kinni ja kõik kulutati väikekodanikeks ja kui sa ei laulnud laulu siis Stalinile, siis polnud sind olemas, eks ju. Kes lausid ilusami laule? Juhan Smuul, poem Stalin ja nii edasi, eks ju. Need olid head, eks ju, aga kes seda ei teinud, rist peale, Luglased ja kõik nii edasi. Et see kõik oli Stalini lõpp. Et me ei tea, kuhu oleks läinud Beria. Ei hakka hüpotiseerima, aga need esimesed otsused olid täpselt vastupidised. See on täielik hämming koha peal, täielik hämming oli. Pool aastat varem tuleb üks otsus, koristage mehed ära,
siis tuleb teine otsus, et noh, otsige nüüd head juhid kohalikest rahvustest ja neid on vaja, eks. aga no see jäi väga üürikeseks. aga noh, see oli see oblaste kõrvalepõige ja see ei jõudnud reaalset elu väga mõjutada, aga ta mõjutas nüüd seda, et oblastid kaotati ära. või ütleme kohalikku elu, eks ju, see mõju oli küll kohe. aga tuleme nüüd kohaliku elu juurde tagasi, et õige pea selgus, et kogu see haldusaparaat, need külanõukogusid oli hirmus palju ja reoonel esialgu ka palju rohkem ju, noh, olid väiksemad, et see käib üle jõu. et kui pärast sõda oli see ressurss, mis tuli ülejäänud Venemaalt, oli väga suur. aga lõpuks ilmselt siis ka selgus, et ei saa nagu kogu aeg siis ülejäänud Venemaa ressurssidega siis nii-öelda Eesti miinuseid katta. ja tuleb luua midagi mõistuspärasemat, see tähendab, et juhtimisstruktuur tuli kokku võtta. ja kohe läks siis külanõukogude liitmiseks, väikekülanõukogudest said suured, et kui nüüd 50. aastal loodi reoonid, selle juurde käis veel üks otsus. noh, kui maakonda ei saa olla, ei saa ka valda olla, kõik vanad nimed kaotati. see tähendab, et reoonid tekkisid suhteliselt väiksed. vallad kaotati, alles jäid need pisikesed külanõukogud. väga mittefunktsioneerivad. ja kohe selgus, et noh, see ei lähe kohe üldse mitte, kallis ja ei tööta. ja 54 oli järgmine suur reform, et millega siis hakati kiiresti liitma neid väikseid külanõukogusid suuremaks. kui võtame nüüd selle Jõhvi Kahula piirkonna, siis see liitmine, no ütleme enamikes Eesti osades mitme aasta vältel jõudis ta samasse kohta tagasi, kus olid vallad. ehk enam-vähem need liidetud külanõukogud olid üsna sarnased kunagistele valdadele. Jõhvi valla puhul natuke läks teistmoodi. Liideti Toila ja Voka liideti, aga edasi ei mindud. siis liideti Jõhvi ja Puru ja see kant ja ka edasi mindud. ehk kunagisest Jõhvi vallast sai 2 külanõukogu, algul oli rohkem ja siis sai 2. et Toila ja Jõhvi. et kui midagi juhtub järgmistel, näiteks on positiivne otsus sellele Jõhvi praeguse väljakutsele, siis taastub 50 aasta eelne olukord. ja Pätsu-aegne olukord, ega muud ei ole midagi. et praegu kestab veel see nii-öelda Hruštšovi-aegne aeg. praegu me oleme halduskorralduse Hruštšovi ajas. no ausalt, kui me kaarti vaatame, nii ta ongi. et vahel võib ka lahtiste kaarti rääkida. et see oligi suur Pätsi haldusreform, millega need vallad, mida me mäletame, need tekkisid ja need olid märksa suuremad kui noh, praegused vallad on. aga läheme sealt edasi. selle juurde käis paralleelselt kogu aeg Kohtla-Järve nagu tähtsuse tõstmine. me räägime nüüd Kohtla-Järve nagu hiilgeajast. Sompa arengutest võeti need suured plaanid maha. Sompa need ressursid visati Kohtla-Järve peale. Jõhvi poole pealt võeti ka maha, Jõhvit ei arendatud nii suures, kui ka algsed plaanid olid. Ja hakati järjest liitma siis mitte enam lihtsalt allstruktuurina Kohtla-Järve külge, vaid päriselt Kohtla-Järvega. Mis tähendab, et kui ma enne rääkisin, et kõigepealt, kui Kohtla-Järve sai vabariiklikuks linnaks, siis tema alla allstruktuurina jäid Kohtla alev ja Kukruse alev. Siis järgmine otsus oli, et kaotati need alevid ja nad muutusid Kohtla-Järve linnaosadeks. Nii hakkas nagu see Kohtla-Järve kasvatamine. Et need allstruktuurid muutusid linnaosadeks. Nüüd teeme ühe põike veel, tegime nüüd oblastite põike, teeme ka alevite põike. Siin on nagu nüüd selline veider asi, et Jõhvi puhul on see nüüd üsna põhimõtteline, et mis on Jõhvi linna nagu algusaeg. Kui me võtame Lääne-Euroopa järgi ja kui me võtame siis Vene traditsiooni järgi. Lääne-Euroopas alevid ei ole. Mis asi on alev? Alev on linna tüüpi asula. Kui te võtate ka Nõukogude Liidu statistika, alevi elanikkond on statistikas kus? Linna elanike all. Miks Tsaari Venemaal ka tekkisid alevid? Venemaa on hirmsuur. Ja linnana mõistetakse, noh, linna nimetus oli nagu selline
väga nõudlik. Ta peab ka suur olema. Aga kui on Eesti mõistes korralik linn, aga ta ei ole linn hiigelsuure Venemaa jaoks, no siis ta ei ole päris linn. Linn on küll linnatüüpi, aga nimetus võiks olla lahjem. Ja nii tuligi Alev. Asula, linnatüüpi asula. Lääne-Euroopa jaoks on ta väike linn. Lääne-Eurooplasel ei saa seletada, mis asi on Alev. Sa pead ütlema, see on väike linn. Ja 38, kuidas Jõhvi sai linnaks, lõpetati tsaariaegne haldusnimetuse struktuur, kaotati tsaariaegne Alev ja ta muutus väiksemat tüüpi linnaks. Tekkis mitu eri linna suurusjärku. Väga prosta. Et kui nüüd istuda kuhugi sinna, ütleme, Lääne-Euroopa toolile hakata vaatama ja mis võiks olla siis Jõhvi linna algus, siis linna algus on tegelikult 17. Sest Alevit ei ole Lääne-Euroopas olemas, ta ongi linn, väike linn. Vaatad sa nüüd Peterburi või Leningradi poole pealt, siis on 38, eks ju. See on 2 eri asja, eks ju. Aga tegelikult statistika jaoks Alevi elanikkond on linna elanikkond. Väga veidras asi. Aga jätame selle kõrvale. Igal juhul toimus nüüd üleminek Nõukogude Liidu haldusnimetustele ja selle kõrval siis Kohtla-Järve kasvatamine. 59. aastaks olid liidetud Kohtla-Järvega ka maapiirkond. Kõik, mis on Kohtla-Järve ümber, Kohtla vald ja Püssi ja kõik leeti sinna. Ja 60 toimus põhimõtteline otsus. Me ju veel sinu aja lõppu, eks ju. See on nüüd see, mis on nüüd seda kohalik elu kõige rohkem muutnud. Et liideti ka Jõhvi ja Ahtme. Ka Ahtme oli iseseisev linn juba ja Jõhvi oli iseseisev linn ja liideti ka Jõhvi reoon. See kõige nimeks, mis nüüd moodustus aastal 60, oli Kohtla-Järve linna piirkond. Kohtla-Nõmme. Ka, see oli Kohtla Alev, tookord Kohtla-Nõmme nimetust ei olnud, oli Kohtla Alev. See liideti juba enne, mis ma enne rääkisin. Nii et tekkis selline väga suur moodustus, mille elanike arv lõpuks sinna Kohtla-Järve tippelanike arv oli 93 000. Ja see oli ka siis, kui ütleme, reoonlavad juba eraldatud. 64 läheme natuke nüüd sinu perioodist välja, aga et aru saada järgmisega eraldati uuesti maapiirkonnad. Jäeti need kõik linnalised asulad Kohtla-Järve koosseisu ja maapiirkondades tehti siis Kohtla-Järve reoon. Tekkis Kohtla-Järve linn ja Kohtla-Järve reoon. Nii et 60–64 oli Kohtla-Järve linna piirkond, mis hõlmas kõike. Reoon ja kõik see linnast kõik oli üks. Nii et Narva oli selle kõrval selline pisike käpik. Ka see Narva tagamaa, Narva linna piirkond eraldati Narvast ära ehk Vaivara vald liideti ka siia poole. Nii et Nõukogude Liidu planeerimisstruktuuridest oli siis selle põlevkivitööstuse tähtsus selle nii suur. Energeetika ja muud, see vist nagu Narva tõusu põhjustas ja see tuli alles hiljem peale ja see hakkas neid struktuure muutma. Ja kuna gaasi tähtsus hakkas ära kaduma, kogu siinse, ütleme, elutsüklid pani nõukogude paika, mida oli vaja Leningradi jaoks. Kui gaasi enam nii palju vaja ei olnud, see tähendab, ja 60 hakkas see toimuma, siis hakkas vähenema ka kogu selle põlevkivi tootmise nagu tähtsus. Energeetika vajadused järjest kasvasid, kuna kogu uus tootmine vajas energiat, need tulid Narva juurde ja see tõstis pildile Narva. Ja see mängis nüüd, alates 60-st hakkas mängima siis arengut Narva suunas ja tegelikult 60-st vaikselt hakkab juba see Kohtla-Järve tähtsuse kasv ja 70-tel oli juba päris kiire kahanemine. Tuleme nüüd nagu sellesse kohta, kus me praegu oleme. Õigemini läheme nagu Sompa poole peale. Et kui nüüd vaadata selle linnastut, Jõhvi poole pealt on eriti huvitav, et kui me kogu aeg räägime, et kellega koos võib Jõhvi käia või mitte, et kas Sompaga käia või mitte, on ta Kohtla-Järve või on ta Jõhvi. Siis kõik see, mis ma enne rääkisin, siis Sompa on kuulunud alates 45. aastast, alates Sompa loomisest, nüüd sellesse planeerimisregiooni, kus on Jõhvi ja Ahtme. Omaette planeerimisinstituut tegi siia, omaette projekteerimisinstituut ehitas siin, ehk oli 2 nagu planeerimisregiooni, siis Jõhvi, Ahtme, Sompa
ja Kukrus oli Kohtla-Järve planeerimisregioonis. ja et kui me selle omaaegse loogika järgi võtame, siis Sompa peaks olema nagu Jõhvi poole peal. kui me mängime neid tulevikukaarte. aga mis me selle pagan Ahtmega teeme? et Saksa ajal hakati Ahtmet ehitama ju omaette keskuseks. uhke kaart ja see hakkas täitma ka majadega. nüüd seesama meie ilus baaslinn, kui me räägime praegu 50-ndest, siis meie baaslinn on Leningrad. Neist üheselt ja me oleme tagamaa ja elame. kogu elu mõte on siin kandi, et Peterburi toita. Ühtegi olemasolu muud mõtet ei ole. Ja nüüd kõik plaanid, kõik, mis siin toimus, kõik plaanid tehti Leningradis. Nüüd generaalplaanid, mille alusel hakati neid, rääkisime neist majadest enne, eks ju, väiksemad ja suuremad läksid üha ilusamaks. Kõik need generaalplaanid tehti Leningradis. Kohtla-Järve jaoks, Jõhvi jaoks, Ahtme jaoks, Sompa jaoks, kõik juba 40 aastatel teisel poolel. Ja see tähendas nagu eraldi linnastut. Esimene muutus on, 5 minutit, nii jõuan, 51. Siis sünnib ja nüüd Eestis, kui ma enne rääkisin kogu aeg Leningrad ja Paha ja Pähk ja teisel pool Narva jõge, ja Ahtme Jõhvi eraldi. Ei maksa üldse minna suurde rääkima, mis nüüd Reima rääkist nüüd ära lähete, aga ma räägin ajalugu, ma räägin puhtad ajalugu. See kõik on nüüd Leningradi projekteerijad. 51 istusid laua taha Tallinnas projekteerijad ja hakkasid planeerima Jõhvi ja Ahtme liitlinna, nende lähendamist. Ja see toimus nüüd Tallinnas, Eestis. See ei muutunud esialgu halduslikult mitte midagi. Ahtme oli linnastaatusega ja Jõhvi oli, aga tulevikuplaanid juba ja Tallinnas hakati tegema neile ühiselt. Nüüd, kui 60-ndal Jõhvi ja Ahtme mõlemad likvideeriti, 2 ühiskannatajat, siis hakati nüüd jälle Tallinnas tegema järjekordset genplaani. Ja 63 valmib Jõhvi-Ahtme ühine genplaan, mis tähendab see, et kogu Ahtme areng hakkas toimuma Jõhvi suunas, kogu Purava areng. Ja mis tekkis Jõhvi külge? Mikro Ahtme suunas. Nende kahe nagu lähendamine. See toimub nüüd 63. aasta plaani, 62 oli see siut juba valmis. Ja need valmisid Tallinnas. Et kui me nüüd siit vaatame, et jätame kõik need rahvuslikud muud asjad kõrvale, kõik mis siin on, aga tegelikult alates 51 algas Tallinnas nüüd, et ei ole mõttekas nagu siin, ütleme, Kohtla-Järvele vastukaaluks tegelikult hakkas see Jõhvi-Ahtme ühendamine ja ka Kohtla-Järve sees. Nüüd järgmine asi, mis selle jutu lõpetuseks, et kui toimus 64 Kohtla-Järve reooni tekitamine, siis selle halduskeskus jäeti Jõhvi. See tekitas nagu Jõhvis sellise väga erilise olukorra, et ta polnud isegi mitte linnaosa oli Jõhvi-Ahtme, eks ju. Aga ta oli reoonikeskus. Ja veel üks muutus, mis tuli nüüd Jõhvi kasuks ja see toimus juba enne 54, kui kogu seda põlevki linnastut juhtis ja projekteeris ja ehitamine kõik käis Tallinnast. Siis 54. aastal otsustati tuua see Kirde Eestisse ja mitte Kohtla-Järvele. Taustu tuleb uurida, miks see nii oli. Sest oli see Kohtla-Järve ju kogu aeg tähtsuse tõstmine. Toodi Jõhvi, 54. Isegi hoonet veel ei olnud. Siis hakati kohe projekteerima ja alles 55 või 57 või mis sai nüüd see põlegi see maja valmis. Ja mul oli endal üllatusena, et see 54, kui ta toodi Jõhvi, toodi ta majja esialgu nimega Kantseleid 8. Minul on seal korter, ma täna ei see on mul täielik šokk. Sinu kiriku taga, eks ju. Vana limonaadi tehas. Täpselt. Ja nii kaua, kuni siis sai see haldushoone valmis, aga miks tehti Kohtla-Järve, kui kogu areng käis Kohtla-Järve suunas? Miks see toodi Jõhvi, aga see hakkas tähendama, et nüüd Kohtla-Järve sees tekkis selline väga teistsuguse näoga Jõhvi, eks. Jõhvi sai nagu suure Kohtla-Järve sees mingi eristaatuse, reoonikeskus, põlevkivitööstuse keskus ja see tegi võimalikuks nüüd ka kõik see, mis toimus Jõhvis 90 ja 91. Sest olemata isegi eraldi linnaosa tekkis Jõhvi nagu mingi teistsugune hingamine. Oli Kohtla-Järve koosseisus, aga oli nagu midagi sootuks muud. Et
et selline pilt kujunes välja siis nüüd 60. aastaks. Et tegelikult me oleme jõudnud sellesse hetke, kus nüüd on valmis see süsteem, mille baasil tekkis praegune olukord. Mille baasil iseseisvus Jõhvi tekkis praegune maakond, et kui me võtaksime aasta 60 üksinda, no 64 oli see, kus loksus paika, siis oleks siin mingi hiige suur ja selline arusaamatu moodustus nagu Kohtla linnapiirkond. Kõik on linn. See oli see, ütleme, tööstusrevolutsiooni ideaalperiood, kus maad Ida-Virumaal ei ole, kõik on linn. Ja 64 saadi aru, et päris nii ei ole ikkagi, et mõni külamees võiks ka olla ja siis tekitati reoon. Aga kogu siinse kandi väljamõtlemine, planeerimine, juhtimine, kõik käis Leningradist. Ja vastu läks sinna, no me olime nagu Leningradi ees, kauge eeslinn või selline varustaja. Ja ka meid võeti välja Leningradist. Vallo küsimus, aga selle Leningradi planeerimise juures, kuidas siis see nõnda nimetatud Lääne-Virumaani välja jäi? Oligi kohe niimoodi ära lõigatud, et see Rakvere rajoon ja Rakvere rajooniks ja see Kohtla-Järve kant jääbki. Sest kui toit on vaja sinna Lenska viia, siis Rakvere oleks kõik õigem. Kuidas külameesi sobitu proletariaadi hulka ju? Põlevki ei ole, midagi ei ole, fosforiit tuli hiljem. Peakaevandus oli ainult, jah. Aga nüüd jälle, et Jõhvi rajoon ei ole nõukogudeaegne sünnitus, kuigi ta jõudis finiši nõukogude ajal. Jõhvi rajooni all on Alutaguse maakond. Või Jõhvi maakond, tähendab, oli teise üks aasta, eks ju. See all on Alutaguse maakond. Alutaguse maakond ka moodustati, tuleb üle meelde, kõige esimene Eesti Vabariigi suur halduslik otsus. Aastal 1920 oli Alutaguse maakond moodustanud. Sest ta on kogu keskaja olemas olnud. Kõik siinne piirkond rääkis Alutaguse maakond. Võtab tsaari lõpu ajalehed. Jõhvi kui Alutaguse keskus. Kui me saaks raudteejaama ka oleks päris Alutaguse keskus ja kõik rahvas ei olnud unustanud seda. Miks Alutaguse maakond kadus ära? Igal maakonnal peab olema keskus. Keskajal ju Jõhvi oli lihtsalt kirikul ühekond. See oli Narva. Peeter esimene liitis Narva, Peterburi, Kubermaa. See oli ainukene põhjus, miks nüüd ilma keskuseta jäänud Alutaguse maakond territoorium liideti Lääne-Virumaaga. See on Peetri sünnitus. Narva ei olnud Eestimaa koosseisus. Narva lõigati Alutagusest välja, liideti Peterburiga. Narva liitus aastal 1917 suvel plebistsiidiga ehk rahvahääletusega, kus siis Narva elanikkond ja Ivangorodi elanikkond ühiselt hääletasid, meie tahame olla Eestimaa koosseisus, ka Ivangorod. Ja tehti ka. Me teeme ühesõnaga praegu niimoodi, ma väga vabandan, aeg on üle, sest pärast, kui on ka Ivika ettekanne juba ära olnud, siis on teil kõigil võimalus esitada esinejatele küsimusi. See oli ka eelmisel korral, mida kasutati päris lageralt ja lepime ka seekord niimoodi kokku. Aga praegu vaheaeg 20 minutit. Ja vaheaja sisustab meie tuntud muusik Anatoli, akordioni virtuoos, tolleaegsete instrumentaallugudega. Ja kes on ränginud...
Thank you.